Tuletame siis täna meelde, kuidas kasutada kiiruse arvutamise valemit. Tõtt öelda, oleme seda valemit tarvitanud sellel aastal juba ühel korral. See on siis, kui me tegelesime teiega lainete levimise kiiruse arvutamisega. Aga olgu siis veel kord meelde tuletatud, mida siis üks või teine täht kiiruse valemis tähistab. V tähistabki siis kiirust, mida üldjuhul tuleks mõõta meetrites sekundis. On muidugi erandjuhtumid ja kõige tüüpilisemaks erandjuhtumiks on olukord, kus kiirust tuleks mõõta kilomeetrites tunnis, aga sellest siis natukene hiljem. S tähistab läbitud teepikkust, mida üldjuhul tuleks siis mõõta meetrites ja T on teel olemise aeg ja aja põhiühikuks on sekund. Ehk siis me näeme, et kui kiirus on teepikkus jagatud ajaga, siis kiiruse ühiku saame, kui jagame teepikkuse ühiku, milleks on siis meeter, ajaühikuga, milleks on sekund, ja nii saamegi siis kiiruse ühikuks meetrit sekundis. Aga üsna sageli on meil tarvis teiega avaldada ja teisendada teistsuguseid kiiruse ühikuid. Ja tuletame ka siis selle meelde, kuidas käis ühikute teisendamine. Ja võtamegi siis esimesena näidisülesande 1 ja alustame siin siis sellest teisest küsimusest, ehk siis teisendame 126 kilomeetrit tunnis meetritesse sekundis. Nii et meil on tarvis 126 kilomeetrit tunnis teisendada meetritesse sekundis. Eks ole, kui põhiühikus oli pikkusühik meeter jagatud ajaühikuga sekund, siis käesolevas ühikus on pikkusühik kilomeeter jagatud ajaühikuga tund. Teisendame nüüd kilomeetrid meetriteks ja tunnid sekunditeks. Eks ole, ühes kilomeetris teatavasti on 1000 meetrit ja ühes tunnis on 60 minutit ja igas minutis 60 sekundit, järelikult 60 korda 60 on 3600 sekundit. Ja nüüd kirjutangi siis siia tehtesse selle 1 kilomeetri asemele temale vastava hulga meetreid ja 1 tunni asemele temale vastava hulga sekundeid. Taandan üleliigsed nullid ja saan, et 1 kilomeeter tunnis on 10
36 meetrit sekundis. Kes nüüd väga tahab, kuigi ma seda ei soovita, võib teha ära tehte 10 jagatud 36-ga ja saada, et see on 0,27777. Ehk siis tegemist ei ole täpse arvuga ja seetõttu oleks mõistlik siiski ühikute teisendamisel kasutada pigem seda murdu. Nii et me saime, et 1 kilomeeter tunnis on 10/36 meetrit sekundis. Aga meil on siin 126 kilomeetrit tunnis. Järelikult lõppvastuse saamiseks peame siis 126 korrutama 10/36. Nii et 1260 jagatud 36-ga on 35. Nii et kiirus 126 kilomeetrit tunnis on siis teiste sõnadega 35 meetrit sekundis. Ehk siis, kui auto läbib igas tunnis 126 kilomeetrit, siis läbib ta igas sekundis 35 meetrit. Aga siin on teine teisendus veel. See on siis 25 meetrit sekundis tuleks teisendada kilomeetriteks tunnis. Nii et see oli siis meil näidisülesande 1 küsimuse B osa. Ja nüüd võtame siis näidisülesande 1 küsimuse A osa. 25 meetrit sekundis teisendame kilomeetritesse tunnis. Eks ole, 1 meeter sekundis saadakse, kui 1 meeter jagatakse 1 sekundiga. Aga meid huvitavas ühikus tuleb siis kilomeeter jagada tunniga. Järelikult peame me 1 meetri teisendama kilomeetriteks ja 1 sekundi teisendama tundideks. Enne kui tormame vastuseid kirjutama, mõtiskleme korraks. Me eelmises teisenduses teisendasime kilomeetrid meetriteks ja tunnid sekunditeks. Nüüd tuleb teha vastupidine tehe. Kui 1 kilomeetris on 1000 meetrit, siis selleks, et saada meetritest kilomeetreid, peame me jagama 1000-ga. Ehk siis teiste sõnadega 1 meeter on 1000 korda väiksem kilomeetrist. Ja 1 sekund on 3600 korda väiksem tunnist. Ja nii kirjutangi siis murrujoone peale meetri asemel 1000 kilomeetrit. Ja sekundi asemel 1 3600 tundi. Näete, siin tekkis nüüd hästi ebamugav
murdude jagamine, kus siis 1/1000 tuleb jagada 1/3600. Murru jagamisel teise murruga võisime siis tehte teisendada pöördarvuga korrutamiseks. Ja pöördarv on siis selline arv, kus lugeja ja nimetaja vahetavad ära oma asukohad. Nii et selle asemel, et 1/1000 jagada 1/3600, me korrutame 1/1000 hoopis 3600 ka. Noh, tegelikult jah, meil siin siis praegu kirjas 3600 ühendikku. Ja me saame, et see 1/1000 jagatud 1/3600 on 3,6. Nii et 1 meeter sekundis on 3,6 kilomeetrit tunnis. Nii et kui mingisugune keha läbib igas sekundis 1 meetri, siis selline keha läbib tunniga 3,6 kilomeetrit. Aga meil, eks ole, on vaja siis 25 meetrit sekundis teisendada kilomeetriteks tunnis. Nii et meie peame siis tegema korrutamistehte 25 korda 3,6 ja saame, et see on siis 90 kilomeetrit tunnis. Nii et kui nüüd keegi tõesti tahab väga midagi meelde jätta, siis võiks jätta meelde selle, et 1 meeter sekundis kiirus on 3,6 kilomeetrit tunnis ja kui siis meetreid sekundis on tarvis teisendada kilomeetriteks tunnis, siis tuleb korrutada 3,6-ga ja kui kilomeetrit tunnis on tarvis teha meetreid sekundis, siis tuleb 3,6-ga jagada. Aga kui on tarvis teisendada teistsuguseid ühikuid, noh, meetrit minutis või sentimeetrit tunnis, no siis tegelikult tuleks jällegi kogu see samm-sammuline teisendamine algusest peale läbi teha.